Elron pani lääne suunas rohkem ronge käima. Puidupõhised biotooted saavad tulevikus asendada naftapõhiseid. Pärast pea 4 aastat kestnud ehitustöid on Põltsamaa lossikompleks külastajatele avatud. Kaitseliit on hädas riigikaitselaagritesse instruktorite leidmisega. Laupäeval alanud Läänemere merevägede õppus Baltops 23 toob Eestisse seni suurima liitlasvägede laevastiku kokku 50 NATO sõjalaevaga. Inimesed eelistavad üha sagedamini dokumente kätte saada Selveri infoletist. Kohus lükkas Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastaste taotluse tagasi. Vene õhurünnakust Dneprole sai surma 2-aastane laps, vigastatuid 22. Navalnõi toetajad korraldavad pühapäeval üle maailma meeleavaldusi. Kallas selgitas Aasia julgeolekukonverentsil Vene agressiooni laiemat mõju ning miks Eesti pidi liituma NATOga. Biden allkirjastas võlalae tõstmise. Zelenski kinnitusel on Ukraina valmis vastupealetungi alustama. Türgi saadab NATO palvel oma sõdurid Kosovosse appi. Teise samba pensionifondidest lahkujate arv on järsult kukkunud. Toidu hind odavneb maailmas järsult, Eestis aga kallineb. Elektrihind hakkab tõusma, Estlink 2 läheb hooldusesse. Bloomberg, Amazon plaanib hakata pakkuma tasuta mobiilsidet. Bolt peab andma tarbijakaitsele aru oma hinnatestide kohta. Sardiinia ralli, Neuville teenis hooaja esimese võidu, tänak sai punktikatselt veidi lohutust. Virvese autol lendas veetakistust läbides ratasalt. Karjääri parima tulemuse teinud Eesti esireket Mark Lajal jõudis finaali ja teeb maailma edetabelis võimsa tõusu.